Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Seisab vete peal ja veskitööd ei tehta seal, sest veskimees on väsinud ja veskikivid kulunud. Oh, tule noor ja tugev mees ning vaata ringi veski sees. Sa otsi riistad ülesse ja raiu sooned kivisse. Tee veskikivid teravaks, löö akned puhtaks säravaks. Küll tuleb rahvas rõõmuga, siis kõrge veskikormaga. Kui korma otsas istutad, õnne eluks ajaks saad. Kui koorma kõrval kõnnib neid, siis küsi, kas toob linnaseid. Kas on tal pulmad tulemas, kas on tal armas olemas. Kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääb ta sinna veskisse. Kas on tal armas olemas, kas on tal pulmad tulemas. Kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääb ta sinna veskisse. Seisab vete peal ja palju tööd võiks teha seal, sest veskimees on väsinud ja veskikivid kulunud. Oh, tule noor ja tugev mees ning vaata ringi veski sees. Sa otsi riista ülesse ja raiu sooned kivisse. Tee veskikivid teravaks, säravaks. Küll tuleb rahvas rõõmuga, siis kõrge veskikormaga. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund. Tallinna otsestuudios Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi. Ja nii ongi Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi, sellepärast, et Aina Ruussaar puhkab kusagil
Gulf of America kandis, mis vanasti oli Mehhiko laht ja meie kolmas käsi, kes pidi lauas istuma, jäi ootamatult haigeks. Aga need teemad on sellised, et vajavadki rohkem rääkimist ja seda me teeme, tuletame meelde, et esmaspäeval on tulemas Eesti Vabariigi aastapäev, kanname ka seda vaimsust siin ja see lugu, mis siis on Jaak Jürissoni lugu Veskimees, selle vihje me andsime siin Marekuga lausa aiateibaga. Veskimees on loomulikult tuuleveskimees, keda Eesti Vabariigi valitsus on meelitanud ja kutsunud siis meretuuleparke arendama, kui siis tuleb rahvas rõõmuga ja hakkab makse maksema, nagu me võiksime seda laulu tänapäevastada. Selle meretuuleparkide teemaga on siis nii Eesti ajakirjandus kui Eesti avalikkus tegelenud siin viimasel hästi palju. Veel teisipäeval ja ka kolmapäeval räägiti sellelt positiivsel toonil. Ma tahaksin siin kohas tutvustada ühte uut sõna, õigemini uut väljendit, see on positiivne sädin. Positiivne sädin on selline riigiametnike poolt väljaaetav soe õhk, kus nad kiidavad mingisugust asja, ettevõtmist, projekti, seejuures mitte ühtegi konkreetset arvu ütlemata ja mitte midagi selgelt rääkimata. Nad sädistavad positiivselt nagu linnukesed oksa peal, kes ootavad kevadet. Ja veel teisipäeval, kolmapäeval oli seda positiivset sädinat hästi palju, aga neljapäeval lõhkes pomm, kui kliimaminister Yoko Alender ütles, et vot nii meretuuleparke ei tulegi ja positiivne sädin oligi sellega lõppenud, läbi lõigatud nagu noaga. Miks see niimoodi toimus? Ausalt öeldes siiamaani pole veel keegi sellest täpselt aru saanud. Siin muidugi kogu selles tuuleenergeetika ümber käivas tantsus väga mitu aspekti. Esiteks olgu öeldud, et mida aeg edasi, seda efektiivsemaks muutuvad tuulikud, seda tegelikult ka väiksema omahinnaga on võimalik nii merel kui maal tuuleelektrit toota, merel lihtsal põhjusel, kuna sealt on tuult lihtsalt rohkem ja täisvõimsusel töötavad tuulikud mitte 25 või 30% ajast, aga umbes pool ajast, nii et sisend tõhusam, väljund odavam, see kehtib igal pool. Aga nüüd see vaidlus, mis on tekkinud, on tegelikult ju mille üle, et see on selle üle, et müüt, et kui teha niimoodi või naamodi või kolmandat moodi, kui kinkida ettevõtjatele veidi raha, et siis ühtäkki läheb nagu ühel või teisel moel Eestis energiahind alla. Kõik, kes räägivad sellest, mismoodi Eestis ühtäkki läheb salapärasel moel energiahind alla, unustavad ära, et meie elekter on turul ja kõik, kes ütlevad, et nad teavad täpselt, kuidas turg toimib, jätavad, ütleme, sellise pehmelt öeldes tohlaka mulje. Kõik energiaeksperdid, kes meil siin on, kes kõnelevad sellest, et et vaat siin Nord Pooliga me saame mingil moel energiat veel hinda reguleerida, see on lihtsalt rumal jutt, uskuge või mitte. Ükskõik kui tark inimene seda räägib, on ta vähemalt turu mõttes täiesti totakas. Nüüd teistpidi, et kui meil tõesti on soov energiahinnaga midagi ette võtta, et see oleks soodne ja kohalik ja mis kõik veel, siis ta tuleb ka niimoodi öelda. Ja selle lahendus ei ole mitte see, et öelda, et ei, et tuulikutest me energiat ei saa, et vaat kui me põlevkivi edasi põletame, vaat siis tuleb õnn meie õuele, või kui keegi ehitab tuumajaama, vaat siis tuleb õnn meie õuele. Selleks on vaja teha hoopis teisi toiminguid. Meie lähinaabrid, soomlased on seda teinud, seal on näiteks selline ettevõte nagu TVO, Teolisuuden Voima, millel on teatavad eriõigused oma hinnaga elektrit tarbida. See on välja kaubeldud Euroopa Liidult. Ja nii ka meil, et kui meil muud üle ei jää ja meil on odav hind vajalik, siis me peame lahkuma Nord Poolist. Teine asi, me peame looma võimalikult palju kohalikke energiatootmisühiksuseid, energiaühistuid, kus ka energia oleks siis sellise hinnaga, mida masinate kulu ja ülalpidamine ja kapitalikulu võimaldab, ehk et kõige odavam võimalikest. Ja kuna sellega üldse ei tegelda ja vaieldakse siin selle üle, et keda me nüüd toetame ja keda mitte, siis piltlikult öeldes, millega siis Alender ja tegelikult tema eellane ka meie tänane peaminister, nii nagu ka kliimaministeeriumi kantsler, kes kogu selle patsahkami ettevalmistusi vahele jäid, nad jäid kas vahele rumaluse või kavandatava vargusega. Kuna varguse kohta meil kahtlust ei ole, siis ega ei suuda midagi tõestada, mida on plaanitud, siis me võime öelda seda, et vahele on jäädud nagu selge rumalusega, mida on üritatud väga võimsalt paisutada ja tekitada sellist korralikku segadust Eesti majanduses.
ma püüdsin siin kirja panna kõiki neid võimalikke põhjuseid, mis pärast siis meretuuleparkide projekt korraga ära lagunes. Et me võime seda ju vaadelda nii poliitilisest aspektist, majanduslikust aspektist, rahvusvahelisest aspektist, igalt poolt või sisepoliitilisest aspektist ja igal pool on selliseid mingisuguseid märke selle kohta, et asi kisub kiiva ja läheb selliseks nagu kummaliseks. Et seda me oleme ju lõppkokkuvõttes ajakirjandus Eestis, mis toimib väga hästi ja juhib tähelepanu, kui midagi riigi masinas hakkab vasakule või kraavi poole sõitma, siis ajakirjandus on kuude kaupa ja kauemgi veel juhtinud tähelepanu sellele, et kuidas siis asjad selle energiamajandusega siis päris täpselt on. Et ma mäletan, me olime ühel kohtumisel siis peaministriga, kus ma arvan, ajakirjand kõige energeetikas üks kõige paremini informeeritud ja arusaavaid ajakirjanik Anvar Samost esitas peaministrile paar väga konkreetset ja selget küsimust siis energeetika arengukavade kohta ja peaminister sellele ei andnud mingisugust selget vastust. No võib-olla ei tahtnud seal siis nagu pikemalt nagu minna asja sisusse, aga tegelikult oli selge, või ma ei tea, kas see selge oli, aga igal mulle tundus sel hetkel, et Anvar Samost on energeetika teemades palju varemini kursis kui siis Michal ise. Aga nüüd nagu ma ütlesin, et ma siis üritasin panna kirja neid põhjuseid, mis siis selle meretuuleparkide teema uppi viis. Kuna tõepoolest kummaline on see, et viimased kuud, viimased nädalad ja viimased päevad ju kõik kinnitasid, et kõik on väga hästi, et meretuuleparkide siis võimsust on küll juba poole võrra vähendatud, aga selle poolega minnakse siiski edasi. Nii et kui me natukene vaatame tagasi, siis me tuletame meelde, et alguses räägiti meile sellist juttu, et meretuuleparkide võimsus tuleb hoopis suurem, et kõigepealt siis keegid ehitavad 2,5 teravatt-tunni eest siis tuuleparki, aga siis sama palju veel. Ja kui hakati kokku arvutama siis neid dotatsioone, mis selle peale tuleks maksta, siis läksid numbrid suureks, et ühel päeval lihtsalt kukkus pool meretuuleparkide võimsusest ära ja kusjuures väga huvitav, mitte mingit selgitust, mitte keegi öeldi lihtsalt, selle peale ei antud kliimaministeeriumi poolt, öeldi lihtsalt, et aga nüüd on nii. Ma lihtsalt mõtlen seda, et nii ajakirjanikuna kui mõõdukalt ka pedagoogina oma aega panustanud inimesena, aga mul väga pakuks huvi tõepoolest suuliselt eksamineerida näiteks mõndagi meie ministritest või isegi kantsleritest, asekantsleritest või osakonnajuhtidest, sellepärast, et see jutt, mida räägitakse, on niivõrd segane, et mulle tundub, et jällegi, et ma siin ikka dotseerin, aga et enamus põhimõisteidki on paigast ära. Ettekujutus sellest, mida üks tuulepark tähendab, ma arvan, et väga paljude ametnike jaoks või ka ministrite jaoks või poliitikkonna jaoks üldiselt on tegelikult mingi hägusate rahanumbritega, mis on suured või veelgi suuremad, aga et mis protsess selle taga on, see jääb mõistetamatuks. Ja nüüd ongi täpselt seesama küsimus, et jällegi tuulik, mis on ju hunnik rauda meres, eks ole, kõik võimalik mähiseid ja magneteid ja kogu kaadervärki on seal ikka kõvasti ja väga palju, nagu mingisugune väike kosmoselaev võib isegi öelda või kes teab, mis asi, väga selline vägev värk. Ja nagu üks ülesande osa jääb nagu kuidagi lahendamata. Me ju kõneleme kogu aeg sellest, et me oleme majanduslikult kehvas seisus. Meil ei ole tööstust, meil ei ole mitte midagi. Ja nüüd, võtame selle sama kliimaministeeriumi, mis vuhistab siis millisel teemal. Hangete kuulutamisega, kes tuleksid siia ja sätiksid meie enda loodusliku ressursi ette, siis mingi propelleri, mille nad siis ära kasutaksid. Teist propellerit samasse punkti enam panna ei saa, ega selle järelegi ei saa panna. Ja nüüd nagu tekibki olukord, et aga kus siis istub samasse erakonda kuuluv majandusminister? Kas ta ei saa aru, et tegelikult need kaks asja kokku panna, et raud ja vask ja magnetid ja mingi muu kola tuleb sisse ja tuulik läheb välja, et selle nimi on
tööstus. Aga võib-olla asi on selles, et energeetika on viidud kliimaministeeriumi alla, mis tegelikult on nagu aga et mis meil siis ongi niimoodi, et siis vabandage, et meil oleks vaja siin nüüd kohapealset väikest Elon Muski, kes teeks samasugust Department of Governmental Efficiency't veidikene ja näiteks ära, et kuulge, te istute selle asja eest teist taga, sellepärast, et tänasel hetkel, kui me räägime sellest tõesti, et mis need maksma võivad minna, miljardeid ja miljardeid, me lihtsalt mökutame, laskmata sündida tööstust ja laskmata sündida ettevõtlust, mille mahud oleksid need samad miljardid, et enamus neist tuulikuist ehitada ikkagi nii-öelda koha peal valmis, muuta see majanduse osaks, anna inimestele tööd, kõigile neile, kes Ida-Virumaal on töötuks jäämas, kes oskavad keevitada mehaaniliselt asju teha, pakkuda nendele samadele Eesti laeva ehitajatele võimalust merre ujuvaid või sukeldutud või fundamenteeritud nii-öelda tuulikuid ehitada. See on ju lihtne. Me vaatame sellele otsa, siinsamas sina nii-öelda humanitaar, mina vähem humanitaar ja ütleme, et kuulge, miks see nii toimub? Miks me tegeleme hangetega oludes, kus me võiksime toota? Ja pange tähele, et kui juba keegi hakkab väga suurt hulka metalli keevitama, lõõmutama, mis siis asi naksti sinna kõrvale üks mürsutehas teha on? See on tööstusliku mõtlemise puudumine, mille käigus ju tulebki välja seesama asi. Kõik meie ametnikud, kes sellega tegelevad, on avalik haldus, politoloogia, ministrid samasugused, üsna pehmed, neil ei ole nagu ettekujutust, kuidas rauda sepistada ja keevitada. Nad ei saa aru, et see on päriselt võimalik, mitte ainult teoorias. Kui ma meenutan oma lahkunud isa, kes oli Masinatööstuse Liidu tegevjuht, siis iga kord, kui majandusministeerium korraldas Eesti masinatootjatele, siis nendele ettevõtetele, kes reaalselt rauda lõikavad, keevitavad, kokku panevad ja müüvad seda ükskõik Ukrainasse või Saksamaale või kuhu iganes, kes on tegelikult selline nagu tööstuse alus. Kui neile korraldas siis majandusministeerium mingisuguse seminari ja kuhu tuli üks majandusministeeriumi asekantsler, kes tänaseks päevaks on tõusnud siis oma ametiredelil veelgi kõrgemale ja pidas siis tööstusjuhtidele kõne sellest, kuidas tööstust tuleks arendada ja kuidas tööstust tuleks pidada ja mida üldse peaks tegema, siis isa rääkis mulle, et iga kord, kui see oli lõppenud, siis tulid tööstusjuhid sealt välja, hoidsid kahe käega peast kinni ja sülitasid, sellepärast, et neile oli räägitud sellist juttu, mida nad oma tegelikus elus absoluutselt ei vajanud ja mis oligi nagu täiesti mõttetu, selline positiivne sädin, aga see oli ära tehtud. Siin ilmneb selle positiivse sädina teine tähendus, et see ongi igal pool eksisteeriv. Ja ma ei oska nagu midagi peale hakata, et nii-öelda eksamineerimata loomulikult ei saa me ju teada, kui ebakompetentsed inimesed nagu juhivad protsesse, milles ju lahendus, kuidas tekitada käivet, kuidas tekitada kasumit, kuidas kasutada kapitali, kõike seda, mis Eestis puudu on, oleks võimalik väga lihtsalt teha. No loomulikult nüüd ju kõik ütlevad, mis te sealt targutate, miks te siis ise poliitikasse ei tule? Vaat, siin ongi nüüd täpselt seesama asi, et kuna poliitika on muutunud aina rohkem ja rohkem selliseks, ütleme, ma ei ütle träpaseks, lihtsalt rõvedaks tegevuseks, kus inimeste põhiline viis oma positsiooni säilitada näibki olevat see, et tehakse midagi totaalselt idiootlikku, nagu me näeme praegu nende tuuleparkide teemal, kus põhimõtteliselt pühitakse laua pealt maha ühel või teisel moel kliimasõbralik ja arukas lahendus, selle tõttu, et lihtsalt ollakse väga rumalad. Ja nad ei häbene seda rumalust ja nad kaitsevad üksteise nii-öelda rumalaid tegevusi just nimelt selle jaoks, et mitte keegi teine sellele nii-öelda laua peale trampima poriste jalgadega ei tuleks, kuna nemad seal on juba ees ja nemad ei häbene mitte midagi. Vastutust ei ole ja häbenematus on see, mis nagu kõiki inimesi, ma kujutan ette ka neid samu tööstureid, keda sa siin just kirjeldasid, hoiab praktilisest poliitikast eemal. Jaa, küll peab see nii on, aga ma tulen tagasi selle juurde, mis ma siin enne lubasin rääkida, et neid panin kirja erinevad põhjused, mis pärast siis see
tuuleparkide temaatika või põhjused, miks see tuuleparkide temaatika ära kustutati tahvli pealt ja tegelikult me peaks ütlema seda, et mitte tuuleparkide temaatika, vaid hoopis olulisem on siis see, et koos tuuleparkide vähemhanke välja kuulutamisega oleks siis pidanud käiku minema ka nende toetusprojekt 2,6 miljardi euro suuruses, mis oleks siis neid tuuleparke toetanud, ehk selle elektrienergia toetamist seal toetanud. 2,6 miljardit on selline summa, et see on tavalisele inimesele täiesti hoomamatu, aga lihtsalt tuletagem seda siis nagu meelde olukorda siis aasta tagasi. Umbes aasta tagasi, kui hakkas liikuma see jutt sellest, et Kaitseväe juht Martin Herem ja Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm on siis käinud mööda poliitikuid ringi, kohtunud nendega ja rääkinud, et Eestil oleks vaja vähemalt minimaalselt 1,6 miljardit eurot selleks, et osta lõhkeainet ja osta lahingumoona Kaitseväe jaoks, et Eesti kaitsevõimet tõsta. Ja me mäletame siis, milline hädakisa läks lahti, et oli siis erinevad ministrid, erinevad poliitikud, kes kõigepealt karjusid, nii et sulgi lendas, et 1,6 miljardit, kus kohas see raha võetakse, et see on täiesti võimatu ja nii edasi. Okei, suure hädaga, julgeolekumaksuga, mida tegelikult keegi ei tea, kuhu see julgeolekumaks siis lõpuks läheb, käibemaksu tõstmisega, igasuguste maksude tõstmisega oleme nii kaugele jõudnud, et on olemas ühiskondlik konsensus selle kohta, et see 1,6 miljardit läheb õigesse kohta ja me kõik anname sellest mingisuguse osa. Ja nüüd kujutage ette, lihtsalt 26. jaanuaril oli see vist, kui istusid maha kolm ametimeest, siis kolme koalitsioonierakonna juhid, istusid, tulid välja ja neil oli käes paber, mida nimetatakse pidulikult üks leht või midagi taolist, mitte üks sarvik, vaid üks leht, mille peale oli siis kirjutanud ja muuseas Eesti rahvas hakkab maksma meretuuleenergia tootjatele, hakkab maksma kokku 2,6 miljardit eurot aastate jooksul ja siis ühel päeval tuleb üks, ma ei taha selle ministri nime nimetada, sellepärast hakkab mind kindlasti Facebooki spämmima ja ma olen tüdinud lihtsalt selleks. Üks minister, kes ütles, et kuulge 2,6 miljardit, nalja teete. Ja see 20 aasta peale, jagage see 20 aasta peale ära. See on ju mitte midagi. See on mitte midagi, praktiliselt see ei ole mingi raha, et nagu, kui natukene peast rehkendada, siis see teeb umbes ju 3-liikmesele pere kohta umbes 6,000 eurot, isegi kui see mitme aasta peale on või 10 aasta peale, see on ju praktiliselt mitte midagi, seda ei märkagi. Et kui me jagame selle veel 1 miljoni aasta peale, siis see on ju olematu hulk. Ja selliste jagamistega, selliste toimetamistega, pange tähele, põhjendamata, mis on see hüve, mida vastu saadakse. Sellepärast, et mingi hüve peab ka olema. Tänase hetkeni juhin tähelepanu, Eesti Vabariigis ei ole tagant nügitud, toetatud või soositud mitte ühelgi moel just nimelt seda, mis Skandinaavias ja Kesk-Euroopas on edukaks osutunud kodanike energiaühistute loomist, mille probleemid on kõigile ettevõtjatele, suurettevõtjatele Eesti Energiast teada, ka poliitikutele teada, aga seda lihtsalt ei tehta, sellepärast, et see annaks reaalse võimaluse inimestel pääseda kalli energiahinna eest ja toota vajalik energia endale ise ühistudest. Just nimelt, ja Postimees saatis ju meie tubli uudistereporti Henri-Laur Alliku siis Hollandisse, et ta siis ühe poldri peal, mis on siis mere käest tagasi võetud maa, kus on nii elumaju kui siis väikseid linnakesi ja külakesi kui ka hästi palju tuulikuid, kui ta kohalike inimestega ja vestleks, et küsitleks siis neid, et kuidas nad elavad nende tuulikutega koos. Ja tõepoolest tuli välja see, et inimesed, enamus nendest inimestest kuulusid mitmesugustesse kooperatiividesse, ühistutesse. Mis ise tootsid elektrit, kas nad olid ise oma küla peale teinud sellise asja või siis nad olid osalised mingisuguse suurema ettevõtluse ühest osast. Igal juhul nad kõik said sellest kasu ja nad ütlesid, et jah, on ebameeldivusi, aga vaat, et ma panin majale, siin panin mingisugused luugid ette, eks ole, et kui see mingisugune madala päikesega tuulik vilkuma hakkab, siis ma panen need kinni, aga see on selline situatsioon, kus inimene teab, et jah, ta sinder vilgub,
aga ta saab seda elektrit ja see on talle kasulik. Ja ta saab seda soodsalt ja tema pangakontole koguneb raha. Just nimelt, aga see on üks asi, mis nagu Eestis ei taha kuidagi käima minna ja ma ei tea, miks see on, aga ma arvan, et üks põhjus on kindlasti selles, et ettevõtjad ei ole väga huvitatud, et suhelda väga paljude kohalike elanikega, sellepärast see on kindlasti palju tülikam, lihtsam on ajada see, võib-olla ma lihtsustan liigselt, aga ma arvan, et lihtsam on ajada see park püsti, saada see luba, ajada see park püsti, panna kogu raha oma taskusse, pluss saada siis riigilt ka veel siis toetust selle elektrienergia tootmise eest teatud tingimustes, nii nagu on ka siis 260 miljonit määratud siis maismaa tuuleparkide toetuseks ja mitte kellegagi seda raha jagada, osta endale Ferrari või kaks. Ja tegelikult siin ju avaldubki põhimõtteliselt seesama nähtus, et üldiselt on kombeks, et riigil ja ettevõtjatel on hea, kui nad suudavad oma esipale inimeste poole pöörata, aga meil sünnib paraku see, et ettevõtjad, nii nagu ametnikud ja poliitikud, on vähemalt tuuleenergia küsimuses oma tagapale rahva poole pööranud. Ja lõppkokkuvõtt, ja siia nüüd siis ma loen ette selle nimekirja, kes viitsib, jätku meelde, kes viitsib, kirjutage üles ja mõelgu, et milline neist põhjustest või mitu nendest põhjustest on siis tegelikult sellised, miks see meretuuleparkide projekt läks allavett, miks talle tõmmati üleöö kriips peale ja see toimus tõepoolest ühe ööga ja kes kus kohas, kellega kokku sai sel ööl, see jääb saladuseks. Aga nüüd siis see nimekiri. Mis põhjustel meretuuleparkide arendamine siis selles etapis nii kiiresti kõrvale jäeti? Esimene, riigiabi luba läheb umbe. See on see, mida räägib siis positiivse sädina vormis Yoko Alender, kliimaminister, et riigiabi luba kehtib aprillini, see on antud meretuuleparkide jaoks, see saab otsa ja kuna selleks ajaks ei jõua siis vähempakkumist ja muud nagu korraldada, siis tuleb hakata uut riigiabi luba taotlema. See on esimene, riigiabi luba läheb umbe. Teine, indekseerimine on valus. Nimelt on kogu selle kupatuse sees väga õrnalt, kuid siiski täiesti arusaadavalt kerkinud esile see teema, et meretuuleparkide arendajad on lisaks sellele 2,6 miljardi soovile teinud ka ettepaneku, et ka see 2,6 miljardit indekseeritakse ära, mis tähendab, et see summa hakkaks aasta-aastalt tõusma seotuna inflatsiooniga mingisuguse koefitsiendiga. See tundub täiesti õudne idee. Nii, kolmas põhjus. Jaak Aaviksoo avastus, et õigeid arvutusi meretuuleparkide kohta ei olegi tehtud ja keegi neid ka ei tee. Nimelt siis akadeemik Jaak Aaviksoo, kes nõudis kliimaministeeriumilt teabenõude korras välja dokumendid, et mis paberitele tuginedes on siis õieti välja arvutatud selline elektrienergia hind 20 aasta pärast, sai lõpuks need paberid kätte ja nende põhjal ta sai aru, et kõik arvutused on tehtud 2 või 3 aasta vanuste uuringute põhjal, mis ei ole üldse seotud mitte meretuuleparkidega, vaid Estlink 3-ga. Ja akadeemik ütles, et see on täielik jama. Me võime öelda, et meretuuleparke müüakse Eesti rahvale ilma, et keegi oleks tegelikult neid uurinud ja mingit arvandmeid, mis tegelikkusele vastavad, tegelikult ei ole olemas. 4. põhjus võib olla, et valitsus sai aru, et lõputult vassida ei saa, kui sul arvandmeid ei ole, siis ühel hetkel läheb see mull lihtsalt puruks. 5. See on hirm, et Enefit Green, kes päev enne meretuuleparkide teema põhjalaskmist sõlmis lepingu suure Jaapani korporatsiooniga Sumitomo, hirm selles, et nad osutuvad võitjateks ja pärast seda võib valitsus süüdistada, et kogu see meretuuleparkide temaatika ongi välja mõeldud selleks, et Sumitomo kindlalt saaks selles võitjaks. Ja 6. põhjus võib olla see, tuua peaminister Michal ja riigisekretär Keit Kasemets tule alt välja, et see teema maha matta, et keegi ei jõuaks nii kaugele, et hakkaks ütlema, see asi on valmis küpsetatud praeguse peaministri ja riigisekretäri poolt ja tegelikult peaks nende poole näpuga näitama ja et nad tule alt välja tuua, selleks tõmmatigi kriips peale. Ja siinkohal väike paus. Keskpäevatund. Ja Keskpäevatund jätkab Tallinna otsestuudios Vabariigi aastapäeva eel Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi ja Marek Strandberg.
kokku siiski 2. Ja räägime nüüd natukene nendest suurtest rahvusvahelistest sündmustest, mis meid siin otseselt mõjutavad ja mis on seotud siis Ameerika Ühendriikide, Venemaa ja Ukraina omavaheliste suhetega ja selge see, et meie oleme selles mängus üks osa, me oleme Venemaale väga lähedal ja see kõik meid mõjutab. Ja lihtsalt tegin huvi pärast lahti siis New York Timesi esikülje ja vaatasin, et mis on siis põhiuudis ja nagu me teame seda ja oleme näinud, et põhiuudised tulevad alati ühest kohast, need tulevad Valgest Majast ja praegusel hetkel on põhiuudis see, et Ameerika Ühendriikide president Donald Trump on otsustanud lahti lasta ühendatud staabiülemate ühendkomitee esimehe ja panna sinna mingisuguse oma tegelase. Selliseid toiminguid sünnib kogu aeg ja loomulikult meie küsimus on alati see, et mis asi see siis on ja mõned küsivad, et kas see on ikka tervemõistuslik tegevus ja no vaat ega väga raske otsustada väljapoolt vaadates ja juba vabandame kõikide välispoliitika analüütikute ees, kes kohe mures, et mis te maarotid ikka sellistest asjadest teate, aga sellistes keerulistes oludes, kus on näha väga tugevat polariseerumist, ega mida me teha oskame, ongi ju see, et täpselt samamoodi nagu tõenäoliselt nüüd nii Prantsuse president kui Briti peaminister ilmselt kavandavad minna siis rahulikult kõnelema lähiajal sinnasamasse Washingtoni teemal, et mis ikkagi Euroopas on, et ega ainuke viis ongi rahulikult kõneleda ja rääkida ja võib-olla natukene viguriuttu ajada ja võib-olla natukene kavaldada ja võib-olla mingi osas natukene kiita, sellepärast et üldiselt see emotsionaalne laeng on Ameerika Ühendriikides täna niivõrd suur selle tohutu võidu järgselt ja soov kõiki asju teistmoodi teha samamoodi, kuna valijatele on lubadusi antud ja tõenäoliselt see kestab veel täitsa mitu kuud ja ega kas hoobilt öelda, et kui näiteks Lavrov ja Putin on ära tinistanud Ameerika Ühendriikide välisministri ja isegi presidendi sel teemal, et milline on Venemaa tegelik ajalugu ja kes tegelikult ründas nende meelest ja kui lihtsameelselt on seda kõike uskuma jäädud, siis loomulikult selle ümberlükkamine võtab aega ja selles mõttes on Donald Trump õnneks vist seda torti inimene, et isegi siis, kui ta lõpuks aru saab, et see on raks. Ja ongi nii, et oligi nii, et lollitas mu ära, siis ei ole tal mitte mingisugust ei au ega häbitunnet tulla välja ja öelda, et tegelikult on hoopis Putin siga ja tüssas mind ja nüüd on sõbrad jälle teised. Ehk et see äkiline suunamuutus, tohutud faasisiirded, mida me poliitikas näeme, tähendab vaid ühte. Meil peab endal olema väga selge pilt, mida meie soovime. Meil peab olema endal nende kanalite hulk, kus me saame rahulikul moel, arvestades seda eskaleeritust, mida näeme üle lombi toimuvat, rahulikul moel seletada meie enda põhimõtteid, jääda teatud asjade juurde kindlaks, minna asjade alguse juurde, kus iganes need on siis, ma ei tea, Ameerika Ühendriikide iseseisvusdeklaratsioon või kodusõda või ma ei kujuta ette, kui kaugele me suudame minna ja lihtsalt nimetame siis niimoodi, tüssav kamp Venemaalt ju üle mängida ja teoorias on see võimalik. Viskan natukene siin bensiini ka lõkkesse lihtsalt. Palun. Loen sellest samast New York Timesist, et mida siis eilsel päeval president Trump ütles Fox Newsi raadiointervjuus, Trump ütles, et ta on tüdinud kuulmast, et Venemaad süüdistatakse selle sõja algatamises. Ja ta ütles, et tegelik probleem on Mr. Zelenskis ja endises Ühendriikide presidendis Bidenis. Ja tsitaat on siis selline, iga kord, kui ma ütlen, no see ei ole ju Venemaa viga, siis alati hakatakse mind nende valeuudistega pommitama, ütles Trump, aga ma ütlen teile, Biden ütles valesid asju ja Zelenski ütles valesid asju. No lihtsalt see on selline, me tegelikult ei tea, et mis sädin see on. Me sellest sädinast ei saagi aru ja me olemegi jõudnud nõndanimetatud varjude mängu ajastusse, kus iga ühe liigutus
muutus muudab seda nii-öelda näilist tasakaalu, mis ühel või teisel moel tundus olevat siis Bideni aja lõpuni või peaaegu lõpuni paigas, kus riikidel tundusid olevat rollid ja nüüd need rollid on kõik muutunud, aga see ei ole muutnud inimest ja inimeste aetavat poliitikat ehk et nii-öelda jällegi, et meie edasised käigud on ju sellised, kus me ühel või teisel moel mänguteoorias levinud tasakaalu mõisteid, olgu need siis vangide dilemma või Nashi tasakaalu poolt defineerituid, üritame erinevate käikudega siis nagu kallutada ühes või teises suunas. See ei ole päris seesama ametnike sädin, mida sa mainisid, vaid see ongi nüüd nagu tegelikult diplomaatiline tegevus, millega me eeldame, et meie leitud ja valitud ja paika pandud erinevad juhid ja kõrged nii-öelda ametnikud ja esindajad ja kes iganes suudavad piisavalt hästi toime tulla, aga selles mõttes on taas olukord, kus ajakirjanduse valvas silm peab meile ütlema, et kas nüüd ikkagi see või teine läbirääkimine on nüüd õnnestunud või mitte ja ma olen isegi natukene õnnelik selle üle, et Euroopast ei lähe mitte mingisugune hajusalt kokku pandud Euroopa Komisjoni esindus kõnelema sellest, mis on Euroopa arvamus, kuna mul on kerge skepsis selle suhtes, kas nad suudavad seda selgelt väljendada, vaid lähevad nii-öelda, ütleme, meie kontinendi juured, Prantsusmaa ja Inglismaa esindajad, Saksamaal on arusaadavalt segadus, muidu võiksid ka nemad minna, sellepärast, et neil on kergelt nii-öelda veidikesti erinevat vaatenurka, aga mida me teame, on see, et brittide toetus Eestile on vaieldamatu ja fundamentaalne, võib-olla ka prantslaste oma, nii et ma loodan, et me ei näe seda, kuidas Prantsuse president ja Briti peaminister meid ühelgi moel reeta saaks. Ei, see just nimelt, ja ma mõtlesin, et mis on siis õieti Euroopa häda Trumpi vaatest. Euroopa häda on see, et puudub diktaator. Ja see on päriselt niimoodi. Sellepärast, et meil näiteks on, ütleme, juba vaikselt vaadates Eesti poliitikas toimuvat, on meil juba nii-öelda, ütleme, diktaatorite nimekiri vaikselt tekkinud. Trumpi maailma teljed on ju väga selged. Seal on Donald Trump, seal on Xi Jinping, seal on Kim Jong-il või mis iganes ta nimi on, seal on Putin ja siis võib-olla kuskil veel on mõni selline väga kõva käega liider, et need väikse Orban. Euroopas on Orban. See on niisugune prügi, eks ole, nendega ei hakka üldse arvestama, aga tegelikult ei ole Euroopa, et see, mis kunagi Kissinger nagu kurtis, et kellele helistada, kui sa tahad Euroopaga rääkida, on nüüd osutunud minu meelest hoopis nagu kusjuures Kissinger on öelnud, et ta ei ole seda öelnud, aga talle meeldis, et nii on öelnud. No võt nii. Ja siis, et küsimus ongi, et see on antud hetkel nagu väga hea, et ei olegi kellega rääkida ja see tähendab seda, nagu sa õigesti ütlesid, et keegi ei saa ka nagu selja taga nagu maha müüa või teha mingisuguseid selliseid kokkuleppeid. Et sa peadki rääkima ja ta nuriseb selle üle, et kes te siis olete? Te olete mingisugune punt, ühesõnaga ühed maksavad, teised ei maksa, neid kiidan, kes maksavad oma julgeoleku eest, aga siis on seal sellised ja teistsugused. Nüüd see on nagu, et selles mõttes on see föderalismi puudumine on osutunud nagu selliseks nagu positiivseks asjaoluks. Teine asi, mis ma tahtsin nagu öelda, mis on nagu huvitav, et viimastel päevadel üks sellise põletavaid teemasid on see, et kuidas siis Ameerika Ühendriigid on sisuliselt esitanud Ukrainale ultimaatumi selles, et nad 500 miljardi poole triljoni dollari ulatuses peaksid siis nii-öelda Ameerikale tagama mitmesuguseid erinevaid maavarasid, mis on siis nende maapõues olemas. Ja esimene reaktsioon oli see, et Zelenski lükkas selle tagasi, siis ta sai selle eest jälle sugeda ja pahanda. Läks Türk ja tegi sama pakkumise. Ja tuli siis selline paras pahandus sellest, aga praegune hetk on selline, et on olemas teine versioon. Zelenski on öelnud okei, let's discuss it. Praegu on teine versioon, mis Zelenski sõnul on siis juba, need on kõik tänased värsked uudised, mis on juba hoopis parem ja selle üle arutatakse. Ja ma mõtlesin, et et Trump on öelnud seda, Trump on öelnud otsesõnu seda, Biden andis kogu papi neile ära ja midagi vastu ei saanud. Aga me võime jätkata seda toetamist, aga me tahaksime midagi vastu saada.
kas see on nüüd hea või halb, et ameeriklased seal nagu kontsessioone saavad, aga mida iganes. Aga siis ma mõtlesin, et kas seal ka mingisugune tagamõte võib olla. Ja ma vaatasin siis eile seda Ukraina maavarade kaarti ja võrdlesin seda siis nende aladega, mis on Venemaa kätte langenud. Osa nendest maavaradest, mis võiksid siis Trumpi huvitada, seal hulgas siis ka nagu suhteliselt suurem osa nendest liitiumi kaevandustest on tõepoolest praegu sellises kohas, kus on siis juba Vene väed peal. Ja ma mõtlesin nüüd, et mis pärast nagu seda lepingut nii kõva häälega peale aetakse ja siis must tekkis selline nagu, tulin sellise nagu hüpoteesi peale ja see võib olla tõesti vale, nagu ikka inimesed vaatavad, mis maailmas toimub, teevad kummalisi hüpoteesi. Et tõepoolest, et kui sõlmitakse lepingut, siis Ukraina sõlmib ju lepingud oma nagu nende jaoks, nende riigi, suveräänse riigi territooriumi peale. Nii. Mis tähendab, et sinna hulka sellesse lepingusse kuuluvad ka need maavarad, mis asuvad seal, kus praegu on Vene väed. Ja kui ameeriklased hakkavad läbi rääkima siis venelastega Moskvas, siis on võimalik, et nad ütlevad, kuulge, meil on siin leping ukrainlastega, see raha on meile väga oluline, aga seal miskipärast on teie sõdurid, et tõmmake sealt Jehhat nüüd, et me tahame seal nagu kaevandama hakata. Ja see on üks selline, mulle tundub see selline huvitav mõte, see võib olla muidugi selline liiga mänguline või ma mõtlen liiga sügavale sinna sisse, aga pole hullu, meie välisminister Tsahkna on veelgi rohkem edasi mõelnud ja juba piltlikult öeldes pakkuma hakanud Eestigi fosforiidiga segamini olevaid haruldasi muldmetalle Ameerikale lootuses, et selle vastu saab ka äkki mingi garantii. See on väga hea mõte, et kui Venemaa peaks tulema üle piiri ja on seal fosforiidi kohal, ja me hakkame kohe fosforiiti kaevandama jagama seda siis me saame kaevata Ameerikasse Trumpile öelda, et kuulge, et ajage need venelased minema, et see teie fosforiit on seal maa all, et mida nad ronisid seal. Ma pean ausalt ütlema, et ma ei ole nii naiivset käsitlust ja sellist labasust välispoliitikas kunagi varem näinud, aga pole hullu, tuleb ette. Läheb positiivse sädina kategooriasse ja väike paus. Keskpäevatund. Ja Keskpäevatund jätkab Tallinnas otse stuudios Marek Strandberg ja Priit Hõbemiga. Räägime nüüd natukene uutest arengutest selle kuulsa Eesti keelekorpuse ja AI kasutamise ja Facebooki teemal. Et kui tuletas meelde, siis ühel kaunil hilistalvepäeval andis justiits- ja digiminister Liisa Pakosta oma ministeeriumist välja sellise pressiteate, mis ütles, et ministeerium on andnud Facebooki omanikfirmale Metale üle ligikaudu 4 miljardit sõna sisaldava miljardit. 1 miljard sõna või 4 miljardit? Oli see 1 miljard? 3,8 täpselt. Selge. 4. Et keelekorpuse, et siis Meta ehk siis Facebook saaks treenida oma Llama-nimelist suurt keelemudelit ja selle juurde käis selline positiivne sädin, et nüüd on väga tore, et ääre pealt oleks siis nagu eesti keel välja surnud, aga nüüd kui suga õnnestus nagu teha nii, et ta ikka päriselt ei suregi välja, aga Facebook aitab meid sellest välja. Lihtsalt rääkimata sellest, et Facebook viib Eesti meediaturult ära igal aastal 200 miljonit eurot, ei maksa Eesti riigile mitte ühtegi senti selle eest makse, aga talle tehakse veel siis tasuta kingitus. Ja pärast seda suurt arutelu on lõpuks jõutud siis nii kaugele, et on täpselt teada järgmised faktid. Esiteks, justiits- ja digitaalminister ei ole mitte mingisugust keelekorpust mitte kellelegi mitte kunagi üle andnud. See esimene pressiteade oli täielik jama. Pärast seda parandati, aga ütleme nii, et kõigepealt tehti pressiteade, mis ütles, et anti, tegelikult pole midagi üle andnud. Nüüd punkt 2, mis on veel rõõmsam. Facebook ei tahtnudki mingisugust keelekorpust. Neile küll pakuti, aga Facebook ütles, tänan, meile pole vaja. Ja nüüd teades, et sellised asjad on juhtunud, tekib minust täielik arusaamatus. Mis pagana jama see siis kõik oli, mis pärast oli vaja ministril välja anda hõiskav pressiteade selle kohta, et Facebookil on antud mingisugune keelekorpus üle, seejärel võtta see tagasi ja seejärel tuleb välja, et Facebook polegi tahtnud mitte midagi, isegi kui talle pakuti, siis ta ütles, et thanks, but no thanks. Ma arvan, et siin paistab välja ju hoopis teine protsess, et sellest, et
ka Eesti Keele Instituudi juht Tavast on maininud, et samasugune nähtus olla ilmnenud, aga asja sisu võib olla lihtne. Seesama keelekorpus, millest juttu on avalikult kättesaadav Creative Commonsi litsensiga, mis ütleb, et see on vaid akadeemiliseks kasutamiseks. No tõenäoliselt see asi nägi välja siis niimoodi, et Meta või kes teine igatahes on siis selle alla laadinud ja öelnud, et me teemegi teadust selle pealt, et see ongi teadus, keeleteadus, meil on õigus ka keeleteadust teha, ütleb Meta, mis iseenesest iga kui biti informatsiooni, mis ta endasse imeb, tegelikult omab juba ettekujutust, kuidas see rahaks muundada. Ja ma arvan, et kui see asi ilmsiks tuli, et Meta on selle juba näiteks kasutusse võtnud, siis ju tekkis kohe järjekord, et Meta on ikkagi suur asi, Zuckerberg on väga tähtis inimene ja mulle tundub, et seal tekkis nagu samasugune fenomen, et kui te sõidate näiteks autoga vihmase ilmaga ja lülitate sisse kojamehed, siis ühtäkki avastate, et teil on tagaistmel 2 mingit tegelast, kes ennast kojameeste taktis nagu kõigutavad. Mis teie seal teed? Aga meie olemegi need, tänu kellele te saate vihmas sõita. Siis lülitad kojamehed välja, ütled, tühjagi. Nemad jäävad ka seisma. Ja ma arvan, et Pakosta kehastus oludes, kus ta taipas, et on võimalik mingit poliitilist profiiti lõigata, täpselt selliseks kojamehe taktis ennast kõigutavaks tegelaseks auto tagaistmel ja püüdis siis seda asja võtta, et vaat just mina olin see, kes andis neile, et eesti keel säilida saaks ja siis tuli välja kogu see sisutu sädin, mida me oleme tänasel päeval juba siin mitmel korral käsitlenud. Ja see võis näiteks nii olla, see tundub kuidagi väga inimlik. Vaadates poliitikuid, vaadates nende tegevust, see tundub väga inimlik. Just üks Meedialiidu üks selliseid hüpoteese on ka, et tegelikult on siis Meta ja Facebook käinud sellest asjast juba ammu üle ja nad tulid siia lihtsalt selleks, et arvestades, et surve nendele suurtele platvormidele, kes on kokku virutanud tohutul hulgal keelematerjale, pidevalt suureneb. Erinevates riikides on tekkinud erinevad sellised kirjastajate ühingud, kes siis peavad läbirääkimisi Microsoftiga, peavad läbirääkimisi Metaga, peavad läbirääkimisi Google'iga ja praegusel hetkel paistab, et need suured organisatsioonid on just nagu valmis midagi nagu siis nende andmete kasutamise eest maksma. Ütleme nii, et need on niivõrd rikkad ettevõtted, et isegi meie mõistes väga palju tundub neile praktiliselt mitte midagi, aga kui tulles tagasi selle asjaolu juurde, et kelle oma see siis see keelekorpus või eesti keelevaramu siis lõppkokkuvõttes on, siis ütleme tänase päeva teadmisega me võime öelda, et me tegelikult seda täpselt ei teagi. Et kõigepealt tegeles sellega Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli keeletehnoloogid tegelesid sellega, see võiks olla kuskil seal 2000. aastate alguses, võib-olla ka ise kuni sinna keskpaigani, kus siis sellega seal tegeleti ja minu teada siis võeti ühendust ka meediaettevõtete töötajatega ja küsiti nende käest siis juhtidega, küsiti, et et kas me siin võime nagu natukene siin teie mingit sisu siin kasutada ja ütleme mõistlikul kombel öeldi, et jah, et aga miks ka mitte. Aga tegelikult ei ole minu teada ei ole mingisuguseid tõsiselt võetavaid lepinguid või dokumente selle kohta säilinud. Aga oli selline nagu mingisugune konsensus, et eesti keel ja me arendame ja siis see keeletehnoloogia oli uus asi. Ja siis mingisugusel ajal see keelekorpus läks siis Tartu Ülikooli käest, läks nagu Eesti Keele Instituudi kätte ja siin on nüüd see probleem, et kui küsida Eesti Keele Instituudi käest, et kelle oma see on, siis selget vastust ei saa. Sest see ei ole päriselt nende oma, nad on saanud selle Tartu Ülikooli käest, aga Tartu Ülikoolil paistab, et ei ole ka mingisuguseid omandi õigusi sellele. Ja see on siuke mingisugune, ma ei tea, Peeteri printsiibi järgi mingi vabalt õhus hõljuv apeks. Et see on nagu, see kuulub nagu süsteemi, aga ta ei ole süsteemiga seotud ja keegi ei tea, kelle oma see tegelikult on. Õpetatud keelemudel, mis näiteks on suuteline mingist hetkest alates, oletame nende samade andmete tõttu, võib-olla juba praegu ja võib-olla juba eilegi oluliselt kenamat eesti keelt rääkima ja sellega ka oluliselt kavalamalt siinset raha Ameerika maale vedama. Ega ju tagantjärgi. See on nagu selles mõttes niukene, nagu hakkliha või veel hullem, et läheb see keelekorpus keelemudelisse, teda töödeldakse seal
ja mis seal täpselt on sellest keelekorpusest pärit, ei ole suuteline ei ükski jurist. Aga kotleti eest me peame maksma Facebookile. Kotleti eest me maksame Facebookile. Ja siia paneme tänaseks punkti. Head kuulajad, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi tänavad teid. Ilusat saabuvat vabariigi aastapäeva. Elagu Eesti. Kohtume taas nädala pärast. Keskpäevatund.